Me oleme tulnud Maardu Krossi rajale ja seisame me tõesti vist esimest korda õhtu ajaloos mõlemad mootorrataste kõrval. Miks? Sellepärast, et augustis leiavad aset mitteametlikud mehaanikute maailmameistrivõistlused motokrossis. Nii palju emme, kui selles pealkirjas ei ole üheski teises pealkirjas ja tõenäoliselt ka võistlustules. Ja kuna meie oleme selles valdkonnas ikkagi täiesti mitteametlikud. Me ei ole isegi mitte mehaanikud, aga mingid emmid me kindlasti oleme. Ja targutajad. Nii et me hakkame proovima, kas meie võiksime ka mitteametlikud maailmameistrid olla. Umbes 6 aega tagasi ma sain esimest korda elu sõita triali mootorrattaga. Siis nüüd siin täna ja praegu istun mina esimest korda elus päris mootorratta selga. Mul on isegi load olemas, aga Krossi puhul kõik asja saab valesti minna, nii et ma ikkagi taandan oma oskused täiesti nulli lähedale. Teate ka millega te ennast siis nüüd sidunud olete? Mul on absoluutselt kõik võimalikud kaitsmed juba selga pandud ja te usaldasite mind nii vähe, et ei lubanud isegi enne mind mootorratta lähedale. Mis see võistlus endast kujutab? Kui mehaanikud kirusid oma sõitjaid kunagi, et miks te lõhute neid tsikleid, meie peame ju kogu aeg putitama ja tegema ja siis sõitjad ütlesid, et mis te virisete, et minge sõitke ise. Ja see asi läks siukse hooga kuidagi veerema ja veerema ja veerema. Nüüd on nii suur sündmus ja augusti keskpaigal Tihemetsa rajal siis on 100 pluss teiesugust koos seal ja... Mis on põnev? Ma olen kuulnud, et juba aastaid on tegelikult ikkagi sellised tuntumad Eesti inimesed ka sellest võistlusest osa võtnud. Ja eelmine aasta olid meil sõber Joonas ja üks Silver täitsa. Kas need ei olnud ometi sarnased nimed Trafficu bändimeestega? Jaa, ongi. Aha. Ja täitsa samad mehed. Ja nii palju ma võin öelda, et üks nendest on ka täna siin. No just, sa oled kuidagi nagu tõsine. Sa oled, ma saan aru, et esimest korda sellise masina justkui seljas, et mingit võistluskogemust sellise masinaga pole. Ei ole, jah. Ja ma praegu vaatasin just, mul oli kõne perearstiga, et mul on haigekassa ja... Kõik on olemas. Kõik asjad on kontrollisid üle jaoks. Kontrollisin igaks juhuks, jah. Mis see kõige keerulisem on või millele nagu ei oska tähelepanu pöörata? Näiteks liivases, et mõtled, hoog maha, ma lähen siit rahulikult, et ei, gaasi peale, siis nagu murrad läbi nendest vallidest. Et keerulistest kohtadest tuleb gaasi juurde anda, mitte maha võtta. Mis on täiesti nagu vastuolus sellega, mis oma peas toimub. Just, sa pole üldse mootorrattaga üldse sõitnudki varem või? Ei, muidugi olen, seda mul peaks olema näost näha. Aga küll teistes riikides varem, jah. Selles mõttes, jah. Rolleritega, nendega mul on kogemus küll, jah. Pikalt veerenud. Okay. Aga seal on kõik nagu automaatne. Siin on nüüd vaja käike vahetada ja see väike adrenaliin asja juurde, kuule, mis siin ikka, katsume terveks jääda ja üle elada. Sa eelmine aasta võistlesid, mitmenda koha said? Tagantpoolt 3. Tagantpoolt 3, aga Silver oli siis taga või eespool? Minust jäi tahapoole. Ma olin kõige aeglasem sõitja, aga tasasuud kaugele jõuad oli minu tarkus. Pand külge nii palju maha ja... Oot. Ikkagi peab külje mingi hetk maha panema. Mingi hetk võib juhtuda. Sa ütlesid nii palju, mis see tähendab siis, et nagu ilma külje maha panemat ei saagi? Võib juhtuda mitu korda sõidu jooksul, jah. Ühesõnaga, teil on nüüd kogemus siis ühesõnaga umbes 17 korda rohkem kui meil. Nii et nüüd on olukord see, et kui meie täna teist kiiremad olema mingiski formaadis, siis on häbi teile. Nii et me anname endast parima ja proovime seda kukkumise osas võimalik vähe teha. Ja nüüd on nii, et teie saate minna harjutama päris raja peale ja meile on mehed valmis pannud ühe teise väikse miniraja. No nii. Kuule, see on päris kõrge. Ja esimene asi siis, kui sõidad, katsu jalg jalaraua peale panna päka osaga, mitte kannaga. Jah. Vot niimoodi, nüüd tõuse püsti. Sul on oluline tsiklit kinni hoida jalgadega. Kui sa lükkad kannad välja poole ja varbad sisse, siis juba tunned, et on põlved vastu tsiklit. Proovi teistpidi näiteks. Vaata, vahe vahel ja ratas läheb kuhu taha. Liigub, et kui teha nii, siis hoiab. Kusjuures sul on päris hea asend juba. See oleks nagu ennegi... Jaa, aga ma ei ole. Kuidas tunne on? Ebakindel ja eemalt enne peale istumist mootorratas tundus palju väiksem. Mulju seda alumist nuppu. Robi, sul juba käib, jah? Mul juba käib, ega ma pean ära proovima. Oota, ennem kui käima läheb, ma võtan ikkagi soojenduse maha. Näha oli, Robi sai kohe hakkama, sellepärast, et Robil on reaalselt load käes. Kui ta oleks praegu hakkama saanud, siis oleks aeg neid ära võtta, aga igal juhul. Pane kohe, Pane ära lõhu. Nagu autolgi ja sujuvalt paneb gaasi. Väga hea! Vaata! Ma tõmbasin käigu välja. No nii, Robi juba sõidab. See on nii crazy masin, ma ei tea.
no ma ütleks niimoodi, et kes oskavad mootorrattaga sõita, siis sõitmine pole üldse probleemiks, aga kuna siin on nagu nii palju muid elemente, mis lihtsalt mootorratta sõidu juurde kuuluvad, siis see on kohutavalt keeruline ja ebamugav. Ma lihtsalt ütlen, et see on kõige teravam asi, mida ma olen elus käsitlenud. Ühe vale liigutuse teed, siis on läinud ka käes. Nii hirmus on selles mõttes, et teadmine, et kui sa korraks ja oled juba läinud. Ja mul on natukene mure nende käikudega ka, ma ei tea praegu, kas mul on esimene, teine või vabakäik. Paar asja sulle näitan. No nii. Tõuse jälle tsikli peal püsti ja katsu kogu aeg istuda, nii nagu ma näitasin selle koha peal. Ja kurvis tegelikult istutakse veel täitsa selle paaginuki peal. Ah soo, aga miks? Just sellepärast, et nii on sul lihtsam tsiklit juhtida kurvis. Kui sa oled ise tagumik, istub taga ja käed on ka sirgu, miks see annab sul, see annab selle amordi sul siin küürarnukis. Kas keerama peaks nagu rooliga või keerama peaks keha kallutama? Ikka kallutad ka natukene. Ikka kallutad. Natukene ikka. Ideaalne on kurvis selline jalg. Sirge. Näha, Jüri, palun. See ongi ideaalne jalg, mida sa katsud praegu. See on ideaalne. Nii on, nagu siia näiteks mingi asi jääb, lööb su jala siia. Ja kui sul siia näiteks midagi pihta saad, käib sul löök sinna, aga ta ei löö sind tasakaalust välja. Aga nii sõidavad isegi mitte keegi peale mõned inimeste. Kas ma peaksin selle teise käigu kohe panema või? Sa pead sellega tagumikuga tunnetama. Ja. Aga proovi ka niimoodi, et sa võib-olla sirgel siin juba niimoodi veidi kiirendad, et sa võiksid proovida kasutada pidurit. Ma pidurit kasutasin kogu aeg. Munad paagis. Munad paagis on viimane õpetus täna, millega me peame siis hakkama saama. No, munad paagis. Pidurid on head ja pidurid on head nii head, et on võimalik ikka pidurda ennast täiesti puruks. Kahest ühe teha, siis oleks täitsa MM-i vennad. Me oleks võinud seda asja arendada veel, küll korvi panna. Järgmise aasta välja kutsab. Harjutatud küll ju 2 minutit, nii et ega proovime siis ära raja peal. Mis siin hullu saab olla peale selle, et väga palju haiget saab. Oled valmis? Vaata. Robert hakkab juba testima võimeid. Saaksin, et tagumiku väga normaalse koha peal oleks Robin jumala õige. Puusad ette poole! See on ikka päris keeruline. Mitte kordagi ei anna kiiruse tõstmine sulle tunnet, et asjad on kontrolli all. Selle koha saab siia ja siia niimoodi jätta. Siis on sul... Aga sa võiks kogu aeg siin olla või? Ja mitte ei võiks, aga sa peaks. No siis võiks sa kohe ju. Ja ma tahan, et need kuradi särgid oleks sopased. Aga ütleme niimoodi, et kui täiesti esimene kord, siis juba hästi tuleb välja. Mul on kõige hullem asi see, et kui ma paar korda läks nagu natuke mingi koht libisema, ma isegi ei tea, mis koht, siis ega ma ei tea, kuidas reageerida. See on see, et kas panen jala, kas ma panen piduri, kus see pidur on, kurat, mu jalg ei olegi piduril. Punalipp on üleval ja nii kui vahelipp läheb ülesse, annate kohe kuuma. Kurvides konkurendi nagu heas mõttes aitamine on lubatud, nügimine ja kõik. Nügimine on lubatud. Tore on. Mõistlikul kiirusel. Sõidate niimoodi praegu, teeme sellise 5 minutit pluss 1 ring, siis olete te valmis maailma. Ma arvan, ma sõidan vastu selle puud siin. Ei tunnetanud küll, et mul mingi 3. ring nüüd jube hästi hakkas tulema. Kogu aeg on keeruline. Mina olen nagu rohkem sõitnud, aga tunne on alati sama. See hirm tuleb sisse ikkagi, kui korra käib alt ära, tuleb kohe jälle see. Robin oli kusjuures MMM-i vääriline start igatahes. Ja kui õiged lihased pole, siis lihtsalt käed füüsiliselt värisevad. Sul pühapäeva hommikuti ka vahel niimoodi käed värisevad. Ja ma mingitel hetkedel oma arust vajutasin ka tagumist pidurit. Aga pärast ma sain teada, et tegelikult ma vajutasin õhku. Sest siis, kui ma tahtsin seisma jääda, siis ei olnudki seal all pedaali. Nii keeruline see selles mõttes ei saa ju olla. Kui ma juba nagu saan siin sõita nii, et ma ei kuku, lähen üle mägede, keeran, pidurdan ja lasen endast just Aasma mööda niimoodi, et mina jään ellu ja tema jääb ellu. See on juba päris positiivne. Teeme nüüd võidusõit. Aga nüüd algab võidusõit? Jah. No, ma saan ka lõpuks vabaks lasta.
ikka juba võistlus, ma pritsis nii, et vähe ei ole, kurat. Ma saan nüüd disklahvi, jah? Täna veel ei saa. Isegi Jüri sõitis ennast mööda. Ei, aga... Ma mõtlesin, miks te kolmekesi koos olete, et kas midagi viga või peaks ka ootama järgi, et kuulge, ükskord elus sõidan, et siis ma vähemalt sõidan lõpuni. Ei, ma arvan, Robbie, siin tuleb neid kordi veel. Arvad, jah? Sul on ikkagi hoog ja isegi kõrvalt vaadates oli peaaegu okei juba. Mina olen alati teadnud, et see vend on, kas ta on 4-rattalise või 2-rattalise roolis, tal on midagi kaasa antud. Täitsa lõppreis, minuti parem. No nii, mehed, mis te siis kokkuvõtteks ütlete? Tore päev oli. Aitäh. Mitteametlikud õhtusaate meistrivõistlused. 4. koht, Jüri! Käes on veel rammu ja me ootame suuremaid kiirusi, tulemusi ja ilusamat naerat. Aitäh teile! 3. koht, Jušasma! Ja nagu ikka mootor ja alkohol kokku ei käi, mull. Poodiumi teisele astmele, Joonas! Nii, sina kui kõige kogenum, aga ikkagi teine. Ja suur üllataja, ei keegi muu, kõige raskem neist, mulle tundub. Robert! Hurraa! Palju õnne, sa üllatasid meeldivalt. Aga ütle ausalt, kas sa tahaksid nüüd Jussi ja Joonase edasi koju võtta, äkki lähme koos hoopis meie edasi? Äge päev, poisid, ja näeme 17. augustil Tiemetsas. Karuvekki ja Maiol see isegi avanud!